tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Natuke hingeldan, just lõpetasin oma kükiseeriad. Oleme siis sattunud siia härra Ivo ülemisele korrusele koju. Saalid on kinni. Mis kuupäev see täna meil on? 15.03.2021, jah, et üle-eestiline siis jõusaali puhkus on meil kõigil, on ju, et kes tulevikus vaatavad, võib-olla need teavad ka, millest jutt on, kes enam ei mäleta või mis iganes, kes liiga koomas olid. Ühesõnaga, minul on siin kodus ka natuke asju varutud ja trenn kindlasti seisma ei jää ja siin on 100 kilo mul mingites ulmeketastes, mingi normaalselt sittkang on, ma just kükkisin sellega. Vaatame seda kõrgust, mul allapoole, põhimõtteliselt kaela all on see, et küki jaoks on ilgelt halb peale seda võtta ja okei, peale veel võtame ära, aga pärast tagasi panna on siuke challenge, et ma olengi kartnud, et panen jõhkralt ninuli kogu selle asjaga siin. Veel ei ole juhtunud, et loodame, et ei juhtu ka. Äkki enne hangin endale korraliku kükipuuri, vaatan, et neid siin ikka turul liigub, et Eesti oma poisid ka vist ehitavad midagi ja päris heade hindade, kusjuures ei pea mingi paar tonni kohe välja kerima, et saab odavamalt ka, et jah, selline lugu. Ja kusjuures see ülemine korrus ongi mul selline vaba korrus siin suht, vahepeal keegi siin ööbib, seal on mingi voodi, mille ma ilmselt kunagi likvideerin ära, viskan välja. Siin on vana diivan, siin on kõvasti kõhulihaseid kunagi tehtud vend Aloga, ta veel mäletab. Vana ja diivan jalad läksid siia vahele niimoodi ja hetkel ma ei jõua seda teha, ma olen liiga paks. Ilmselt nii, siin isegi saan mussi kuulata ja täitsa kõva värk on ju. Suhteliselt dressipluusiga natuke jahe siin võib-olla on, aga ei ole hullu midagi ja ongi niimoodi, et ma ei tea, ma olen päris palju kuulnud ka seda, et see kodus treenimine pole üldse õige asi ja see on üks igavene sitt ja mõttetu ja et kui jõusaali ei saa, siis elu ei olegi ja ma ei teagi, mina ikka vaikselt siin vaatan seda jõusaali varustust ja kõike ja et ma pigem olen mõelnud, et ma vist ostan endale mingi kardioseadme, siin muidugi on venna siuke sõude ergomeeter on, see on päris hea asi, aga ma ei taha seda ära lõhkuda, ma ühe korra lõhkusin selle juba ära, siis Rain tegi selle korda, nüüd ta sellega ikka sõuab siin, hoiab ennast vormis, tubli poiss, aga Ivool pole midagi öelda, äkki ma olen head eeskuju andnud natuke, vot. Ja siis on niimoodi, et mis veel, ma ei tea, hetkel, mul on siin isegi ehitatud selline kusjuures surumispink, et ma tõstan selle siia paika, et see on siuke puidust kärakas siuke päris kuradi, kobe asi tegelikult kannab päris palju, et ja siis siia on ehitatud selline metallist aas külge ja ma saan teha selle veel ilusti kaldpingiks ka, et ja ütleme, et ma saan tegelikult ülakeha päris hästi treenida, et mis mul puudu jääb, on siis lõuatõmbed jäävad puudu ja siis mul jääb puudu veel 1,2 siin, issand, mul ei olegi meeles kohe, aga ühesõnaga tegelikult rinnalt saab kõvasti suruda, triitsepsit saab kõvasti treenida, seljatõmbeid tegelikult, siia ma saan antleid endale ehitada, siia saab ka ju 20 kilosed kettad, mis siin on, need saab külge panna, et jah, mina nagu alla ei anna, et mina ikkagi teen edasi ja kui võimalust on ja ruumi on kodus ja naine lubab, siis soovitan isegi sellist väikest punkrit endale ka, et minul on päris hea, et
minu järgmine plaan ongi peale ratast. Ma ostan vist siia endale kükipuuri koos lõuatõmbe võimalusega. Noh, on küll siuke korralik väljaminek, aga see on üks... Siis mul on põhimõtteliselt kõik harjutused olemas, kõik suurt 3 harjutust, et jõutõmbe jaoks veel mingid kummimatid ka veel ja siis mingi käredam kang siia juba ja et siia üles korrussele ilmselt Ivo midagi valmis klopsib endale ja noh, vaatame siis, mis siit tuleb on ju ja noh, ütleme mingi plokksüsteeme ja asju, noh neid ei jaksa ilmselt keegi osta vist tänapäeval, need on mingid jõhkrad, ma ei tea, kallid asjad, et aga selle jaoks ma ostsin endale HC Gymist, ostsin sellised kummid, et siin on nüüd nagu näha, ühes komplektis oli 2 sellist sanga oli, siis jalakinnitus on mul siin ja mis siin oli, 1, 2, 3, 4, 5 kummi ja need on kõik eri tugevusega ja eile näiteks oligi niimoodi, et ma tegin siin seljatõmbeid kõikide nende kummidega, ma läksingi täitsa siia eemale niimoodi ja tegin super seeriat, et tõmbasin kangiga selga kõigepealt ette kummardatult, vabandust, ja siis tõmbasin siin hops kummiga niimoodi peale ja jõhkralt läbi tõmbasin selja, täna selg on valus, nii et kummi onu Io leiab kõradi ikka lahendusi, et aitäh Kermole, kes mulle need soovitas. Ma tahtsin algul mingid pussud kummid osta mingi massaažipoest ja siis tema leidis HC Gymist need kummid, et HC Gymis on ikka kõik asjad hardcore, et täitsa hull ja siin mul teine komplekt on veel, üks komplekt maksis vist mingi 15 € ja ütleme nii, et siin nagu jõhkralt harjutusi saab nendega ära teha, et see on ukse kinnitus näiteks, et siia külge riputad need kummid ja viskad selle näiteks üle ukse, lükkad ukse kinni, see ei lõhu ust ka see pehmendus. Eile sai prouaga siin proovitud juba, ta tõmbas ikka, ütleski, et tõmbas päris mitu lihast suht valusaks ära ja ma ise proovisin kummidega tahaasteid, ühesõnaga, noh siin muidugi ma näitan seda nüüd valesti, aga ma võtsin selle kummi siia niimoodi selja peale ja siis nagu astusin nagu taha, et vabandage, mul kaamera on käes, et hetkel ei ole seda siit näha, on ju. Aga et jah, mina kodus igastas jätkan, ma arvan, et mulle sellest sotist kilost ja pingist ja nendest kummidega saab jõhkralt hästi kõikide trenasööride harjutusi nagu asendada, et lendamised, triitsepsi sellised surumised, õlgadele lendamised, mida iganes, kükki proovisin teha kummiga, noh nõrgaks jäävad. Aga ülimalt head asjad nagu ja selles suhtes ega nii ongi, et noh, mind ei huvita, mulle meeldib lihtsalt see trenni tegemine nii väga, et jah, ma ei jäta nagu pooleli seda asja ja noh, ma ei teagi, ma ei hakka siin mingi kangiga vibutamist siin noh, nagu filmima täna, et jah, ma ei tea, aitäh, kes vaatasid ja muidugi ma video lõppu kohe panen veel selle ka, et kuidas ma aeroopset teen nii kaua, kui mul jalgratast ei ole, et kui netis see jalgratas alles on, mis ma tahan, siis ma selle ka ära ostan, aga hetkel mul on vaja ikkagi aeroopset teha, kui siin nalja ei ole, on ju. Ja kohe läheme vaatame seda ka, jah, kuidas härra Ivol need asjad käivad siin kodus maja pidamises, jah. Nii ja oleme sattunud kaameraga siis härra Ivo keldrisse, nii tore koht ja siin siis Ivo teeb oma rasvapõletust, mis on väga huvitav. Mul on siin sellised põrandaplaadid, hästi palju on neid siin nurgas mul ja need saatis mulle kulturist Sven, kes on praegu laisk, kes ei üldse midagi, vähemalt ma liigutan ennast siin, on ju. Nii, kulturist Sven raisk, tule trenni tagasi, ei ole siin midagi, varsti tahaks saalid lahti. Nii ja siis need plaadid on siukse kujuga ilusti ja need ma põletan ära. Ainuke probleem on see, et enamus neist ei mahu mulle katlasse sisse üldse, jah. Ja siis on mul siin siuke
väike puuderuum. Jah, ma panin selle siia niimoodi, kui ta iganes heasse lõigatavasse asendisse või ma ei tea, kuidas iganes ma seda nimetan, siis mul on siin käsisaag ja siis ma lihtsalt saen selle pooleks, nii, siis ta mahub mul ilusti katlasse ja mul on nii mõnus, hea ja soe. Ja jah, ilmselgelt ma ise saan ka aru, et mul on nagu haige vend, aga vaadake, kuidagi peab ju leiutama midagi ja kuna venna sõudekad ka ei taha ära lõhkuda ja siis üks päev ma siin saagisin neid puid, tegelikult ma olen juba 2 päeva saaginud ja ütleme üks pool tundi siin saen ära ja higi lahmab jõhkralt nagu, ma ei tea, ma oleks nagu kuskil podipambis või kuskil lihased valutavad. Kuradi ulme on see töö tegemine, et ei ole siin midagi nalja tegelikult ja ütleme nii, et ma olen ju käinud iga päev kaalu peal, suveks teen endale natuke vormi ka, tahaks teha, loodan, et tuleb välja, tuleb küll välja, üldse ei kauple siin Ivo iseendaga. Ja siis nii ongi, et mul kaal tegelikult on püsinud paigal üks nädalake juba ja isegi natuke on langenud selle saagimise ja koduse trenni ja kõige peale. Nii et ei ole hullu midagi, ma ütleks, et toimib see põrandaplaatide saagimine asi ja põhimõtteliselt mul oli ju peaaegu 3 tundi aeroobset, et selle ma jätsin ju kõik ära. Et seda ma üritangi siin asendada millegiga ja ma 100 kalorit päevas näpistasin ka toidu arvelt maha, et jah, nii ta on. Ja aitabki sellest jutust, see pidi tegelikult hästi lühike video tulema, aga jällegi ma ei saanud hakkama sellega, nagu alati. Aga tänud vaatamast järgmises videos, siis ma ei tea, mõtiskleme jälle elu üle järgi ja vaatame, kuhu me jõudnud oleme ja mis toimub siis edasi ja kuskil saab subscribe'i panna ka ja tänud, kui suures eelmise videoga tuli Ivole ikka natuke subscribe'i inimesi juurde, et suured tänud tõsiselt nagu, et mina mõtlesin, et kui mind hakkab kunagi jälgima 100 inimest, siis ma olen jumalast rahul omadega ja ma rohkem ei tahagi ja see ongi see nagu ülim number, et kõik, mis üle selle tuleb, on juba boonus, lisaboonus Ivole, nii et jah. Vaadake edasi ikka minu videosid ja katsun midagi mõistlikku teha, mitte saagimisfitnessi edaspidi ja nii ongi tänud, kes vaatasid ja Ivo is out, nägemist, tšau!